tulemast kõikidele Tähendi Hääle taskuhäälingu vaatajatele. Mina olen Anselika ja minuga on siin täna taas Kätlin. Tere! Täna tuleb meil eriti turvaline taskuhääling, sest täna on meil külas kaks väga põnevat külalist. Ida-Harju patrullpolitseinik Kelly Kerde ja Tallinna piiripunkti juht Raavo. Tere tulemast! Tere! Kelly, et räägi võib-olla lähemalt enda igapäevatööst politseis, et milline see välja näeb, et millised on sellised, kas on öised vahetused, päevased, mille poolest nad erinevad? No ühtegi sellist ühesugust päeva ei ole, et ainuke asi, mis on kindel, on see, et meil on töögraafik siis 4 tööl, 4 vaba ja seal on siis 2 esimest on päevased vahetused ja 2 viimast on öised. Aga see on nii seinast seina, et kuidas see päevane vahetus on, et ka üks päevane ei ole sama, mis teine päevane ja ükski päevane ei ole nii, nagu on öine. Et seal mängib ka väga suurt rolli see, et kas see vahetus on kuu alguse poole, kuu lõpu poole, keskel, et seal ei olegi sükest ühte kindlat asja, mida ma iga päev teen, et ma lähen tööle, see on kindel, tagame turvalisust. Aga kõik muu on täpselt nii, et nagu bingoloto, mis tuleb, mis ei tule, ei tea. Kui pikk üks vahetus on? Kui on 4 tööl ja 4 vaba, siis... 12 tundi. Et üldjuhul on esimene päevane 7:30–8:30 ja siis teine päevane, see on meil vahest natuke lühem, siis on 10:00–6:00, aga öised on siis jälle 12 tundi ja 12 tundi. Kindlasti peab olema selline hea tunnetus ka, et ma küsikski siit Kelly sinu käest, et kui palju seda instinkti seal juures nende kasutama peab ja kui palju tugineb teie tööga siis ametialastele koolitustele, kogemustele ja väljaõppele? No ma arvan, et mõlemad on väga olulised osad sellest töös, selles suhtes, et instinkti me kindlasti palju kasutame, kuidas inimesi ära tunda, nende käitumist, kuidas nendega suhelda, et seal on väga suur roll ja see on tihtilugu selline asi, mida ei saa õppida. Sa saad seda parandada, kui sul on põhi olemas, aga kui sa ei ole näiteks suhtleja või inimese tüüpi, siis ta ei ole nii siuke õpitav värk. Aga kindlasti väga palju me õpime juurde turvataktikat, siukseid kriisiolukordade lahendamist, sellised asjad on kõik need, mis me õpime juurde ja kõiki neid me tegelikult iga päev ka kasutame. Tead, mul tekkis kohe huvitav küsimus siia juurde, et äkki sa tooksid mõne instinkti välja, mida sa oled inimese puhul nagu tähendanud, et... See on väga huvitav küsimus. Äsid, et inimene ütles näiteks, ma ei tea, et ei, kõik on hästi, tegelikult sa said aru, et ei ole ja said aidata näiteks või suunata või mis see instinkt võis olla? See tuleb, ma ei tea, minul see tuleb nii automaatselt, et raske on nüüd niimoodi ühte asja välja tuua, kui niimoodi mõelda, aga näiteks noorte puhul on see, mida tuleb jälgida, et üks asi on see, et miks ta tegi, mis iganes vea ta siis tegi. Kas see on nüüd sellest tingitud, et on kodune keskkond, kas see on tingitud sõpradest või on see tõesti tingitud sellest, et ongi oma loomult selline inimene, kes soovib erinevaid süütegusi korda saata. Et seal on selline koht, kus sa pigem lähtud sellest, et sa saad mingi tunnetuse sellest inimesest. Sest tihtilugu ma võin talle selle trahvi teha, aga see ei lahenda olukorda. Et seal võib-olla pigem tasuks uurida, et äkki saab seda kodus keskkonda toetada, äkki sealt poolt positiivselt mõjutada ja sellele seal on nii-öelda pikem positiivne järeltulem kui see, et me lihtsalt trahvime. Samamoodi ka ütleme kodutülidel. Neid kahjuks LSV kutseid on meeletult palju. Isegi ma arvan, et üks oleks liiga palju, aga paratamatult neid on ja ka seal on hästi tähtis tegelikkuses tajuda ära, et kes on see ohver, sest tihtilugu see, mida räägitakse, ei ole see, mis ütleme kehakeelega ja sellega välja käib ja samamoodi siis ka seal neid lapsi jälgida, et nemad on tavaliselt kõige parem peegel, et see on ka siuke hea koht, kus tegelikult tuleb natuke iseennast usaldada ja mitte alati seda, mida räägitakse. Kui sa nüüd mõtled sellele väljaõppele, mis on olnud, et kindlasti on seal hästi palju toetavat olnud ka su politseitöös, kas sul tuleb äkki mõnisugune erehetk meelde, et näed, issand jumal tänatud, et meil seda õpetati ja ma sain seda ka praktikas kasutada? Issand, ma niimoodi ei oskagi. Ma olen seda nii kaua teinud, et raske on tuua siukest asja välja, et mis ma olen õppinud konkreetselt koolis ja mis on tulnud nagu tööalaselt, aga ma arvan, et iga asi tegelikkuses, mis me õpime ka töö juures, ka iga väljakutsega, iga uue kolleegiga või ka vanemate kolleegidega, see kõik tegelikkuses õpetab meid, arendab ja me ei saa ühtegi kogemust tuua vähem tähtsamaks või tähtsamaks. Aitäh!
Ja, Rao, ma küsin sinu käest sellise küsimuse, et milline on piirivalve roll ja kuidas see võib-olla on ajas täna siis muutunud? Jaa, piirivalve roll, ma mõtlesin, ma räägin selle loo, et kui me täna siin Tallinnas oleme, et siis võiks mõelda, et miks see piirivalve üldse siin Tallinnas on. Et tavaliselt inimestele võib-olla tuleb esimese asjana meelde, kui piirivalvuri peale mõelda, et kõnnib kuskil seal piiri ääres ja koer on kaasas ja kõik selline pilt võib-olla tuleb ette. Aga tegelikkuses on siis piirivalve roll ka näiteks kontrollida seda, et kes Eestisse sisenevad, kes saabuvad ja tagada siis läbi selle meie riigi kui ka kogu siis Schengeni ala turvalisust. Nii et kuidas see muutunud on kindlasti on palju muutunud, et on erinevaid muutusi olnud ju läbi aastate, et kui ma rääkisin Schengenist, siis sellest on juba palju aega möödast, millal me Schengeniga liitusime, kuid näiteks ka see, et toimus ju ka asutuste ühendamine, sellest on ka samamoodi juba 15 aastat varsti möödas, et ehk siis muutusi on olnud palju, aga samas on töö jäänud samaks, piiril on vaja ikkagi tagada turvalisust, on vaja vaadata ikkagi seda, kes tulevad siia Eestisse. Nii et oma inimestele seal töö juures ikkagi ka oleme rääkinud alati seda, et meie töö, see ei kao kuhugile, et ükskõik kuidas ja millises rollis me parasjagu oleme. Väga hea vastus. Kes on need peamised, kellel kõige rohkem võib-olla silma peale võitakse või kontrollitakse, et oskate välja tuua? Jaa, ikka oskan, et see on väga proaktiivne küsimus. Jaa, see on väga hea küsimus. Aga sellele vastus on võib-olla igav, et selles mõttes on see reguleeritud juba mõndade määruste ja seadustega, et kui me räägime piiril, siis Euroopa Liidu kodanikele on piiriületus oluliselt lihtsam kui näiteks siis nendele, kes tulevad nendest riikidest, mis on väljaspool Euroopa Liitu. Ja seal juba ongi erinevus suur sees, et kui tuleb Euroopa Liidu kodanik, siis me põhimõtteliselt vaatame, et see on sama isik ja dokument on kehtiv. Aga kui tuleb kolmanda riigi kodanik, siis meie ülesanne on välja selgitada, miks ta tuleb, mis ta siin teeb ja millal ta tagasi läheb, et kõik nendes asjades kindel olla. Ja kui ennem oli juttu siin võib-olla sellest, kuidas siis öelda, isiku või inimese jälgimisest ja sellest, et selles on ka kindlasti meil väga suur roll, et see ei ole ainult see, et mida siis inimene, mis dokumendid ta meile esitab, vaid tegelikult kuidas ta käitub, kuidas tema kehakeel on ja neid nüansse on palju. Kas on õige inimene? Just. Dokument on õige. Ja selle tuvastamiseks ei ole ju ka mitte ainult siis see, et ma vaatan dokumenti ja et ikkagi sa saad päris palju erinevaid märke veel jälgi vaadata. Ma just tahtsingi juurde küsida, et kas teil on mingisugune jagatud ka erinevate riikide vahel, et milline see dokument peab välja nägema, mingi väljaõpe toimunud, et kui tulebki sealt kolmandast riigist, et mida nagu kindlalt tead, et see peab sul olema. Et sellel osal on tegelikult väljaõppes meil väga suur selline rõhk, sest dokumendid ju pidevalt muutuvad ja on ka see, et meil käib hästi, me oleme siin Tallinna lennujaamas näiteks piirikontrolli teostamas, siis siin on hästi palju erinevaid dokumente, et neid on kümneid ja sadu, milliseid dokumente siis kui sa saad, piirivalvur saab selle dokumendi kätte, siis ta peab kohe nagu hakkama arvama, et nii, see on see dokument, kas sellega saab riiki siseneda, kas selle jaoks on vaja viisat, kas see või on viisavaba, kui on viisa, siis kui kaua ta viibida saab, et ehk neid nüansse, mida õppida koolis ja tegelikult töö juures meil ka pidevalt sellised sisekoolitusena pidev enese täiendamine ja õppimine. See on väga oluline. Kindlasti on sellel töökohal ka väga palju väljakutseid, et mis need peamised täna on? Jaa, väljakutsed on palju ja ma arvan, et see üks selline väljakutse on võib-olla ka see, et hästi palju erinevaid juhtumeid ja sündmuseid on. Ja see on nagu mõnes mõttes on see nagu selline positiivne asi selle töö juures, et igav ei ole. Et meil oma vahel ka teeme nalja vahel, et võiks mõni igav päev ka olla, aga ei ole. Et just see, et sa pead olema kogu aeg valmis selliseid sündmusi või juhtumeid lahendama, mida võib-olla varem ei ole tulnud ette.
et see on, ma arvan, selline, see võib vahel päris raske olla ja väsitav, aga samas ma arvan, on jällegi see, võib-olla see teise külje pealt on see inimestel jällegi see ka, mis neid hoiab selle töö juures, et see on see, mis annab põnevust ja sellist. Ohuolukordasid on ka kindlasti olnud. Jaa, ikka. See käib töö juurde. Tuleb äkki mõni selline, mis on olnud meelde jääb. Võib-olla naljakas isegi või selline teistsugune. Jaa, neid on. Noh, ma ei tea, kui eks see naljakus on selline tagantjärele alati. Sellel hetkel alati ei pruugi naljakas olla, aga lennujaamas ikkagi aeg-ajalt juhtub seda, et inimesed ei mõista võib-olla neid tõsidust mõndade olukordade osas, et näiteks pommidega seotud igasugused lood. Ja siis, kui juhtub näiteks, et inimene oma pagasit annab ära ja siis sealt teenindaja küsib tema käest, et mis tal seal pagasis on, noh siis inimene võib-olla kuidagi enda lõdvestamiseks viskab mõne nalja, nagu paljudel inimestel kombeks on ja siis ütleb, et mul siin paar granaati on, aga midagi muud väga ei ole. Et siis mingi hetkel see tundub nagu naljakas võib-olla tõesti, aga tegelikkuses on ju see, et me peame sellisel juhul ikkagi oma kontrollid läbi viima, tegelikult teiste inimeste turvalisuse tagama samal ajal ja kust me siis teame nüüd, et kas see oli nali või ei olnud, päriselt, et ma tegin nüüd nalja või siis, tegelikult ei teinud, et ikkagi tegin. Ja kui see tegelikult ei osutu veel naljaks, siis on väga kurb, kui seal need pommid ongi, eks ju. Just. Aga sellistel puhkudel need inimesed vähemalt, kes siis on need naljad teinud, on kindlasti saanud õppetunni, et järgmine kord sellised nalju ei tasu teha, lihtsalt reis jääb ära. Lihtne. Päriselt tead, kui reis ära? Selles mõttes, et isegi kui võib-olla sealt sellist menetlust ei järgne, et inimene seal kinni peetakse, siis lihtsalt need protseduurid võivad nii kaua aega võtta, sest inimene, kui ta lennujaama on tulnud mõned tunnid varem, siis... Mõnes mõttes hea hoiatus. Kuulajatele ka, et ärge sukseid nalju tehke, palun. Ja meelde vähemalt. Ja ma arvan, et üldiselt on see piirivalvurid, politseinikud või lennujaam, kus iganes, et sellised nalju ei tasu vist teha, et võib lihtsalt endal selline õppetund muidu kätte jõuda. Väga hea teada, aitäh. Ja, et ma küsin Kelly sinu käest, et millised on patrullpolitseiniku sellised igapäevased väljakutsed, just pean silmas sellised füüsilisi ja vaimseid, et... No nendega on niimoodi, et eks paljud sündmused on sellised, mis võib-olla igat inimest natukene mõjutaksid, mis vaimselt kurnavad. Minul isiklikult on need tihtilugu lastega seotud juhtumid, sest nemad on nagu need kõige sellised abivajavamad isikud ja vajavad natukene rohkem hoolt, et need jäävad niimoodi hinge, et ka osad kutsed, kus ma olen käinud äkki 3 aastat tagasi, ikka mõtled vahest selle peale ja kuidagi jääb hinge peale, aga samas mul on hea meel, et need mõjutavad, et ma arvan, ma tunneks muret siis, kui käid sükestes juhtumeid lahendamas ja enam ei mõjuta, et võib-olla siis saaks natuke häirekella. Et kindlasti peab olema seda stressitaluvust, sest küll on neid inimesi, kes lihtsalt jauravad, mauravad, sest alati alkoholi tarbinud inimene on automaatselt ju kõige targem inimene, tema teab ja siis nad vaidlevad. Küll on see, et kui sa lahendad neid kodutülisi, eks ju, et sul on üks pool on näiteks agressiivne, teine on jällegi hüsteerias, taustal on, ma ei tea, nutvad lapsed näiteks või mingi koer karjub, et just see, et ise jääda rahulikuks, et ei lähe selle emotsiooniga kaasa, et see nõuab ka sükest enesedistsipliini tegelikkuses, et me ei saa alati reageerida, sest on ka olukorrad, kus võib-olla tahaks midagi teha, et ma ei tea, vaata, mõnda last tahaks võtta sülle ära viia, et tuleme viin su, kus on turvaline, eks ju, aga ei saa teha seda, see on juba inimrööv, eks ju. Aga inimesena ikkagi tahaks kohe kuidagi midagi head teha. Et võib-olla jäädagi nagu rahulikuks ja endale nagu meelde tuletada, et kahjuks alati kõiki ei saa päästa ja tuleb lihtsalt anda endast igas olukorras nii palju kui saad, et saaks minna puhta südametunnistusega õhtul magama. Füüsilist, neid ikka natukene on, et ütleme, kui on mingisugused olukorrad, kus peab vahetut sündi kasutama, kui inimesed, ütleme siis, loovad alusi selle jaoks, et kes käitumisega, kes kellegi ohustamisega, et mis iganes,
sellistel juhtudel läheb, ütleme, niisugust füüsilist jõudu rohkem vaja ja ka mingitel sündmustel, eriti näiteks relvaga sündmustel, kuhu me siis alati olenemata sellest, et kas väidetakse, et on päris relv või ei ole, meie alati automaatselt eeldame esmajärjekorras, et tegemist on päris relvaga. Pigem olla valmis kui mitte valmis, et siis me lähme ikkagi, meil on tugirelvad, ühel on kilp kaasas ja oleme nendega jooksnud 9 korrust üles ilma liftita, et siis on küll niisugune maratoni tunne, aga see on pigem niisugune harvem nähtus, et ütleme, pigem on ta selline vaimselt ja emotsiooni kurnav töö kui füüsiline, et selles suhtes, aga samas ütleme jällegi see tänutegur või tunne, mis peale tööpäeva on, et see 10 korda ületab selle, et siis läheb koju, et tegelikult on ikkagi hea olla ja tahad jälle tööle tagasi tulla. Vähemalt minul on niimoodi, mina tahan küll, ma väga ootan oma tööpäevi. Ja, et said midagi ära tehtud, eks, et midagi kasulik. Ja kui sa näed inimestel seda tänu silmis, et mul siin oli üks väljakutse, kui ma võin näiteks tuua, hullult varastan neid praegu. Aga ühesõnaga meil oli niisugune juhtum, kus üks naisterahvas vigastas ennast ja tema mees siis üritas teda aidata, et kutsuti kiirabi ja meid kutsuti siis sellepärast kohale, et inimene ei olnud koostöövalmis, ta ei olnud nõus, et ta viiakse haiglasse, sest tal oli tarvis esmaabi õmbluseid ja tuli siis algus meile siis kutse, et on vaja sundhospitaliseerida, ehk siis me peame kasutama füüsilist jõudu, et siis inimene allutada sellele, et viia ta haiglasse, mis kunagi ei ole alati meie esimene variant. Ja sel hetkel ma tajusin ära, mis selle naise põhimure oli, et tal oli väga suur usaldamatus esiteks politsei vastu, ta oli endine koduvägivalla ohver, eelmise mehega, mitte siis selle samaga. Ja mitmeid kordi, kui ta palus politsei abi, siis ta ei saanud seda, vähemalt tema tundis, et teda ei võeta tõsiselt. Ja ega alati ei ole ka nende koduvägivallatsejatega lihtne, sest enamus ei tee seda ka väga avalikult ja nad on väga head ärarääkijad. Ja siis tal oli selline usaldamatus. Aga siis mingi hetk ma sain temaga rääkima ja ta sai aru, et minu eesmärk ei ole seal teda hukka mõista või kuidagi siis tõesti füüsiliselt minema toimetada ja siis me saimegi selle olukorra tegelikult niimoodi lahendatud, et minu paariline rääkis siis mehega, palus tal tuua siis naisele joped ja asjad, et oleks haiglas olemas ja mina jäin selle naisega vestlema ja lõpuks see naine tuli ilusti vabatahtlikult, läks ise, võttis abi vastu ja siis me saime haiglas räägitud, et nad üldjuhul ei lubavata kedagi sinna ravi osasse. Aga kuna see oli suht öine aeg ja seal väga kedagi ei olnud ja kui see mees ära läks, see naine läks jälle paanikas, sest tema jaoks see uus mees oli talle andnud turvatunde. Siis ma natuke tõstsin selle arstidel häält, mida ma muidugi ei reklaami kõigil teha, aga saime selle mehega selle naise juurde ja siis lõpuks see naine tuli, kui ma hakkasin ära minema. Ja ta lihtsalt kallistas, ta hakkas nutma ja tänas ja ütles, et temal on tulnud tagasi see usk politseisse. Vot see võttis mul endal ka pisara veits silma, sest tegelikult see reaalne tänu, et sa said teha midagi ja kuigi selles suhtes ma ei teinud midagi, ütleme, politsei tööd, kui seda pidi, eks ju, ma ei pidanud kedagi kinni, ma ei allutanud kedagi millegi jaoks ja ei menetlust, mitte midagi, lihtsalt rääkisin inimesega ja kui palju see tegelikult aitas, et seda märkas ka pärast Tallinna kiirabi, kes siis oli ka saatnud eraldi veel tänukirja, et märkasid ka, et saime inimese täiesti vabatahtlikult abi võtma vastu. Et siuksed momendid ongi need, kus ütleme, et ongi, et sa pead inimest tajuma ja sa pead aru saama, et meie töö alati ei olegi siuke puhas politsei töö. Et tihtilugu me olemegi seal lihtsalt, et aidata, lihtsalt olla see toetav hääl. Ja see võib-olla ongi see külg, mida paljud inimesed tegelikult politseist ei tea, sest meil on siuke maine olla see karistav organisatsioon, eks ju, keda sa kohtad siis, kui sa midagi valesti teinud. Aga tegelikkuses on väga suur osa meie tööst, mis jääb tavainimesele nähtamatuks. See ongi suletud koduseinte taga või ütleme kuskil öises emos, eks ju, kuhu tavainimene ei näe. Ja nii põnev on tegelikult seda kuulata, et nagu ma aru saan tegelikult jah, et politsei töö ei olegi ainult sunni kasutamine, kaklemine, mis iganes, vaid pigem seal peabki olema ikkagi selline empaatiavõime teatud olukordades, võib-olla mitte teatud olukordades peab, on ju ilmselt, eks, aga jah, selline, sa peadki olema selline natuke nagu psühholoog võib-olla, eks ju, kindlasti. Et nõustama, eks ju, ja arutlema seal ja andma nõu võib-olla ja rahustama, et nagu sa väga ilusti ka rääkisid selle loo ära, eks ju, et ikkagi lõpp oli positiivne, et
see on niisugune hea koht, kus öeldakse, et ametniku kõige parem tööriist on tema suu, sest tihtilugu ongi see, et meil ei ole neid, see on väga lihtne olukord, kui ma lähen kuskile sündmusele, ma ei tea, ma pean selles suhtes relva kasutama või sundi, et kindlad alused, kindlad reeglid, teed ära, õpitud asi tõesti tuleb juba nagu lihas mälu pealt, et raske on isegi seletada, mis sa teed, sest see tuleb nii automaatselt. Aga just need olukorrad, kus sul ei ole ühtegi nagu kasutusjuhendit, sul ei ole ühtegi kindlat strateegiat, mida teha, et sa lihtsalt, sa pead olema inimene. Ja sellepärast võib-olla ka see patrullitöö ei olegi alati kõigi jaoks, sest see ei ole siuke tuim, monotoonne töö, kus ma lähen ja saadan päeva õhtusse, vaid meie töö ongi olla inimeste jaoks olemas. Ka siis, kui nad ei taha meid, eks ju, et kes on vastu ja jauravad ja saab omajagu sõimu ka, et see käib asja juurde. Ja. Küsin ka seda, et kas naispolitseinikel on veidi lihtsam näiteks või ma mõtlengi just võib-olla sellises füüsilises vägivallas, et kui on mingi pätt, kas ta siis nagu alastab, kui tuleb naispolitseinik? Ei, ma ütlen, et üldiselt ei ole nagu kellegi sedapidi vahet, et võib-olla isegi mõnes mõttes olla naisterahvas politseis on, see on hästi halb väljend, aga ütleme natuke siuke miinusprojekt, sellepärast, et ütleme, kui ma ise oleksin kinnipeetav ja mul on ees on suur täiskasvanud meesterahvas ja mingi naine, siis potentsiaalselt ma ründaks seda naist ennem, sellepärast, et füüsiline jõud võib üle käia, eks ju, et mõned naised on niisugused tublid, et käivad, tegelevad treeningutega, saavad hakkama, aga ütleme niimoodi, et visuaalselt üldjuhul oleks nad arvatavasti esimene, keda rünnatakse. Selles suhtes meil on nagu rohkem tööd. Me peame olema rohkem valmis. Siit lähekski edasi järgmise küsimusega, et kindlasti on hästi palju neid riske ka, et kuidas neid siis hinnata ja mis aitavad siis neid ohtlikke olukordaga ennetada? Väljaõppe. Eks ikkagi kogemustööl õpetab väga palju, et üks asi on see, et koolis õpid mingid asjad selgeks ära, aga päriselus kõik olukorrad ei ole täpselt sul raamatu järgi, et sa pead ise aru saama. Et põhiline ongi see, et õpi, täienda, arenda, tööta oma meeskonnaga ennast kokku, sest ka see väga palju tegelikult nagu mõjutab, et kui on nagu meeskond ennast hästi kokku töötanud, siis juba tajud üksteisele ära, et kui näiteks üks jookseb kokku või mis iganes ja alati mitu inimest märkab rohkem. Et põhiline ongi see, et tuleb lihtsalt ennast nagu kogu aeg hoida ajaga kaasas ja mitte laskuda sinna mugavustsooni, kus on hästi hea olla, aga samas jällegi nagu ohtlik. Teil on vist ka ju täiendavad väljaõpped ja koolitused ka? Ja ikka, meil on eraldi sellised lisakoolitused, kus me saame käia, pluss siis kõik välitöötajad peavad käima siis treeninglaagrites, kus siis on 4 laagrit aastas, kui laskmist tehakse, taktikalisi liikumisi, taktikalist esmaabi, kõiki siukseid asju võetakse läbi, et ikkagi kui politseinik on tänava peal, et siis ta oleks valmis. Et pigem nagu harjutada ja teha neid asju läbi, sest kunagi ei saa olla liiga valmis, minu meelest vähemalt. Ja, kas on sellised olukordi ka olnud, kus selline olukord on, kus on nagu olnud täitsa elu ohus näiteks? Kindlasti. Eks neid ikka on, sest me oleme esmareageerijad, me reageerime relvaga sündmustele, on ka neid pommiolukordi, õnneks küll ei ole ühegi päris pommi väljakutsele sattunud, jumal tänatud, aga ikka on, et see on tihtilugu, ma ütleks, et minu jaoks kõige ütleme sellist, mitte isegi ärevust, aga ütleme siukest küsimusi tekitavad kutsed on tihtilugu öörahukutsed, sest kui meil tulevad relvaga sündmused, meil on mingi taust on olemas, mitu inimest, mingisugune arusaam relvadest või kui on need kaklused, peksmised, eks ju, et palju inimesi on, me teame millegis valmistuda. Aga tuleb öörahukutse, naaber teatab, et kuskilt tuleb lärm. Meil ei ole näimu, mitu inimest seal ukse taga on, mis seal täpselt toimub. Et siin kolleegidel oli üks öörahukutse, mis lõppes sellega, et kui nad sinna jõudsid, tuli isik neile laetud relvaga ukse peale vastu. Õnneks keegi pihta ei saanud, aga korjati ära väga suur kogus laskemoona sealt samast kodust, inimesed olid juua täis, politsei suhtes agressiivsed, et tegelikkuses iga ametnik üldjuhul läheb iga päev ikkagi selle teadmisega tööle, et me seame oma elu ohtu, me teeme seda ülle eesmärgi nimel ja see on osa tööst. Just nagu Päästeametki, ega see on
nõuab natuke sihuke erilist inimest, et sa lähed, paned oma elu liinile, et kellelgi teisel oleks parem. Väga hästi öeldud. Ma tänan. Lähme piirivalve juurde ja millised on teie kõige sagedasemad sellised olukorrad siis piirivalves? Jaa, nagu ma enne juba rääkisin, et meie ülesanne on vaadata seda, kes riiki tulevad. See on selline põhiroll. Ja kui me seda tööd teeme, siis vahel ikka juhtub ka seda, et tuleb inimesi, keda siis me ei luba riiki. Et selle välja selgitamiseks on oma protseduur, küsitleme, kontrollime fakte, mida inimene siis meile esitab, lükkame ümber või siis oleme nõus. Ja selline, võib-olla see on selline osa, mis inimest võib-olla kõige rohkem puudutab, et kes siis meiega kokku puutub just piiritöös. Ja võib-olla teised ülesanded, mis piirivalvurid täidavad, on ka päris tihti seotud samaga, mis ka patrullpolitseiga sõnnikud teevad. Ehk siis lennujaamas töötades päris tihti on meil olukordi, kus siis võib-olla olete meediast ka kuulnud, et vahel lennuki peal on mõned reisijad, kes siis ikkagi jälle alkohol ja võib-olla ka muud mõnuained on kuidagi ülehinnanud võib-olla inimesed, et kui palju nad siis kannatavad ja tihti siis läheb seal ka vaidluseks selle lennuki meeskonnaga ja sealt enam seda väga tihti seda konflikti enam tagasi ei pöörata ja me saame siis selle info, et lennukil on agressiivne reisija ja on vaja minna vastu. Ja nii nagu öörahu kutse, siis agressiivne reisija info meile tulebki, et tavaliselt sealt rohkem ei tule, lennuki kapten annab teada siin siis lennujuhtimisse ja see tuleb läbi erinevate punktide lõpuks siis meieni see teada, et agressiivne reisija lennukil. Siis läheme vastu ja siis hakkame alles teada saama. Tavaliselt lennuki meeskonna liige tuleb, ütleb meile ka, et mis seal on ja siis kas siis on vaja samamoodi kasutada jõudu või saab sõnadega hakkama inimese sealt lennukist ära võtta kõige esimesena, et teised ootavad, istuvad nii kaua. Kas on juhtumid ka, kus te peate inimesed ette kinni? Jaa, ikka on jah. Et ikkagi täpselt samamoodi nagu ikka sellises töös on, et kõik ei allu ja kui on vaja, siis tuleb ikkagi käed raudu panna ja see inimene sealt välja tuua, et on ka selliseid juhtumeid. On ka agressiivseid lennureisijaid olnud? Jaa, ikka jah. Neid konflikte on siin ikkagi selliseid erinevaid, mis juhtub, et paljud, kes lennanud on teate, see pagasiga on teemat, eriti käsipagasiga on, et kas see on liiga suur või see on liiga raske. Ja kui siis see selgub alles seal lennuki juures väravas, siis nii on, et mõnel inimesel võib-olla siis see närvikava ei ole nii tugev ja on olnud täitsa ka selliseid juhtumeid, kus siis minnakse kallale sellele värava töötajale, kuigi tema ei ole neid reegleid seal kehtestanud, aga sellel hetkel keegi ju peab süüdi olema, et saame kiiresti sellistel juhtumitel reageerida ja jälle aidata. Kas väljaõppe muidu on lennujaama meeskonnal ka? Jaa, ikka, et väga sarnane väljaõppe. Meile väljaõppe on sama ja isegi tööd on väga sarnased, võib-olla ongi meie. Et lennumeeskond tegelikult lennureisil teab ka, milliseid meetmeid nii-öelda selle agressiivse kliendiga. Jaa, kindlasti. Ja lennujaam on üldse selline huvitav piirkond, kuhu ikka satub ka inimesi võib-olla, kes siis lennule ei taha minna, kas vahel on mõned, kes siis tahavad võib-olla varastada sealt nendest poodidest midagi ja nii edasi, et tuleb ikkagi erinevate olukordadega silmitsi seista ja nagu juba siin varem öeldi, et tegelikult me peame kogu aeg olema valmis, me kunagi ei tea. Meil on see varustus, mis meil siis peal on igapäevaselt, tegelikult me peame iga hetk olema valmis seda kasutama. Et sellepärast meile siia külge on pandud, et me oleme õppinud seda kasutama ja peame oskama hinnata ja vajadusel ka seda kasutama. Aga me siiski loodame iga tööpäev, et me ei pea relva kasutama selliseid asju, et lihtsalt hea päev on, kui ei pea neid kasutama. Ja üldiselt ongi ikkagi erandlikud juhtumid, kui sõnaga hakkama ei saa. Kas teil on selline asi ka, et mingid kindlaid asju ei tohi, relvad ja narkootikumid, aga mingid
et on tulnud üle piiri inimene, kes on tegi väga naljakat tahtnud siia tuua, aga tegelikult ei ole lubatud tuua. Võib-olla ma vaatan liiga palju kriminaalsaateid, välismaasaateid, et ma sellise küsimuse mingid lilled või? Ma pidin ära küsima, mingid taimed vist, jah. Loomad või ma olen kuulnud. Ja ma olen ka kuulnud, et kas on meil ka siin Eestis? Ja seda küll, see on küll tollitöö, aga siiski me ju teeme seal koostööd tihedalt ja ikkagi sellist infot meieni jõuab ka igasuguseid lihatooteid, et mingites riikides on ju, kas seal on see mingi soolapekid või mingid sellised asjad, et seda ikkagi vahepeal toodi siin ikkagi, ma ütleks, et kilodega, 10 kilode kaupa, et ikkagi tuldi siia pikemaks ajaks tööle, siis võeti toidumoon kaasa, et kui kunagi eestlased Soomes tööl käisid, siis võtsid ikkagi konservid kaasa, et siis on sarnane skeem nagu siin ka kasutusel, siis teistpidi. Väga huvitav, aitäh. Aga kuidas näiteks ennetatakse ja näiteks seal piiril seda näiteks sisserännet, eks ju, mingi salakaupa ületoomise, et kuidas see pool nagu on, et tead, kuidas nagu piirivalve siis ennetab seda, et... Jaa, see on väga hea küsimus ja selles mõttes see on selline, isegi võiks öelda, pikaajalisem ja suurem protsess, et see ei ole ainult see, et me seisame kuskil mingisuguses punktis ja kontrollime, vaid tegelikult kõik algab sellest, et meil on see info olemas, millised juhtumid on, näiteks naaberriikides, mis on juhtunud, vahetatakse seda infot ja kas teistes piiripunktides on mingisugused juhtumid, nii et meil see teadlikkus, ma arvan, et see algab kõik sellest teadlikkusest peale, et me teaksime, mis võib olla ja siis me jõuame selleni, et me teeme neid tegevusi, me jälgime isikuid, me tuvastame selle kahtlase käitumise ja siis juba kontrollime isikut, et ükskõik, kas ta siis toob salakaupa või ta tahab tulla võltsitud dokumendiga riiki või on tal veel mingisugused muud mõtted peas. Et see on selline kompleks. See on vist põhinüansid ka, mida nagu jälgida, et mingi kindlad autod või mis iganes, et ma siin olen kriimisuudet toodanud Eesti oma siis, nüüd räägin juttu. Et on tõesti, seal ka toodi välja täpselt, et mida nagu jälgida, et mingid kindlad tüüpi autod või mis iganes, et liiga madalal on see veos või pagas. Ja või mingid mustrid, mis kogu aeg korduvad, eks ju, ja. Ja ikka nii on, jah. Et seal on ikkagi veel neid nüansse on väga erinevaid, et näiteks sellestki, et kui migrante siin ikkagi mõned aastad tagasi liikus ka Eesti kaudu rohkem kui tavaliselt, siis seal samamoodi, et kui me vaatame, et mingis keskkonnas on mingisugune käitumine nagu selline tavaline, siis üldiselt on võimalik nagu siis eristada, et kui mõni inimene näiteks ei kuulu sellesse keskkonda või ta tundub kuidagi imelik, et on siis see näiteks, et kes läheb pagasiga lennule, mingisugustel lennul tavaliselt minnakse pagasiga, siis kellelgi ei ole pagasit või neid detaile on väga palju ja see sõltubki täpselt sellest, et mis on see keskkond ja seda veel ka hinnata sinna juurde. Tulles nende immigrantide juurde, ma tean, et on ka kodanikke, kellel on mitu passi, mida te siis teete? See sõltub sellest ka natuke, mis riigi passid tal siis on. Et Eesti seaduste kohaselt siis topeltkodakondsus lubatud ei ole. Et sellisel puhul tavaliselt me piiril siis selle olukorra fikseerime ja meil siis PPA-s on olemas veel eraldi üksused, kes siis hindavad seda, kas inimese kodakondsus, kas ta peaks olema või mitte. Me edastame selle informatsiooni nendele üksustele ja järgmisel korral näiteks, kui inimene passi uuendab või siis on võimalik juba ka ta eraldi välja kutsuda ja küsida, ja meelde tuletada, millised seadused meil siin kehtivad. Aga seal on ka jällegi nüansse ja detaile on väga palju, et kas see on sünnipärane ja nii edasi, et ega alati väga palju muud ei olegi teha, kui inimesele lihtsalt seda meelde tuletada. Töötab ühes riigis ja elab teises? Jah. Ütleb, et ma lihtsalt sõidan korra siit Eestist läbi. Laske mul minna. Nii lihtsalt ei pääse seda. Jah, et alati ikkagi küsime juurde seda informatsiooni, ja eks see inimestel ikkagi, kes on, kellel võib-olla mõtted ei ole nii puhtad, siis nad ikkagi alguses kipuvad meile mingisugust lugu rääkima.
selles ametis peab samamoodi olema selline nagu võib-olla selline inimene, kes näeb läbi, selline jah, selles mõttes selliste omadustega kindlasti. Ja see üks asi kindlasti kõik need teoreetilised teadmised, mis on ka kindlasti väga olulised, aga see praktika pool sinna juurde, et tegelikult üks asi ka, et sa tunned ennast juba mugavalt oma töös, sa ei pea võib-olla muretsema nende muude detailide pärast, et see juba annab võib-olla sulle seda enesekindlust ja oskust tegutseda juurde, aga ikkagi kogemus, sa näed võib-olla vanematelt kolleegidelt mingisuguseid nippe ja kuidas nemad teevad ja see on selline pidev õppimise protsess, et ka vanemad õpivad kogu aeg midagi uut juurde, mitte ainult noored. See immigrantide teema on selles mõttes hästi põnev, et mingil põhjusel siiski on see inimene soovinud enda riigist lahkuda. Ja kui ta ikkagi on seal pisarsilmis, ütleb, et ma tahan teile tulla, et palun päästke mind, kas siis on seal üldse mingisugune võimalus või teil on kohustus tagasi saata või on ikkagi väljaõppe seal taga, mida nagu tegema nende inimestega peab? Jah, seal on meil väljaõppe taga, tegelikult on selle jaoks kindlad reeglid, et inimene saab siis küsida, kui tal on, näiteks ta ei saa oma kodukoha riiki tagasi pöörduda, kuna seal on sõda või on seal talle ohtlik, siis tõesti on võimalik tal rahvusvahelist kaitset küsida piiril. Kuidas seda siis veel nimetatakse, rahvusvaheline kaitse, asüül või varjupaik, erinevaid väljendeid kasutatakse, aga ühte seda sama tähendab, et inimene ei saa oma koju tagasi minna. Et on ka selliseid juhtumeid, jah, et meie asi see jälle välja selgitada, kust see inimene üldse tuleb. Seal võib olla ka see, et ta tahab meile näidata, et ta tuleb sealt. Tegelikkuses tal ühtegi dokumenti ei ole ja meie asi siis jälle hakata seda lahti arutama. Et võivad olla vahel päris pikad protsessid, et seda selgeks teha. Aitäh. Politseist arvatakse väga erinevaid asju. On see kindlasti aegade jooksul muutunud, et küll ei oskad sa öelda, kuidas see muutunud on? Siis nagu rahva arvamus meie suhtes. Täpselt nii. Eks on alati mingi seltskond, kelle jaoks me oleme mitte soositud osa ühiskonnast. Üldjuhul on need isikud, kellel on siis endal midagi südametunnistusel või halvad kokkupuuted. Aga ma tahaks ise arvata, et on läinud paremaks, et me oleme rohkem üritanud siis rõhku panna ennetustöödele, sellist kogukonna politseid rohkem mängida, et olla nende inimestega ka rohkem nagu sina peal, kes ei puutu meiega negatiivsel põhjustel kokku. Et ma usun, et paljud meist üritavad seda halba mainet ära kaotada, sest mis jääb ikka paremini meelde, kas see halb kogemus politseiga, kus lähed koju, et ment jälle pidas kinni või näiteks sul oli mingisugune olukord ja sul oli inimlik politseinik, suhtus sinusse inimlikult, võib-olla sai olukorrast aru, tuli sulle vastu või aitas, siis see jääb ikka rohkem meelde. Ja see ongi see, kuhu me tahaks jõuda, et tegelikkuses me oleme inimeste jaoks selle jaoks, et neid aidata. Jah, osa meie tööst on see, et me peame karistama või mingeid piiranguid sättima, et selles suhtes meie ei vali seda, meil on ette antud, mis on meie töökohustus, seadused, mida meie peame järgima täpselt samamoodi. Aga on teatud kohad, kus me saame kasutada oma kaalutlusõigust ja see ongi see, kus on ametnikul võimalik olla rohkem inimlikum ja selle poole me nagu siis pürgimegi, et olla rohkem inimeste jaoks olemas ja mitte tõesti, et kui politseiauto läheb mööda, siis kõigil käed värisevad, issand jumal, mis ma tegin. Et seda vähemaks. Põhiline asi ikkagi tegelikult, mis rahva suust tuleb, on see, et mis ma ikka politsei poole pöördun, neil on nii kiire, neil on nii palju tööd ja nemad mind ei aita, ma teen parem ise ära. Mida neile öelda? Ja seda on ikka juhtunud, aga ma arvan, et tihtilugu, seal mängib ka rolli, et mille jaoks meid kutsutakse. Et kuigi ma üldjuhul alati nagu propageerin seda, et kui kellelgi on tunne, et midagi on valesti või midagi, mis tekitab mingisuguse kahtluse, võib alati helistada 112. Aga osad need kõned on sellised, kus tegelikkuses nõutakse politseid kohal, aga see ei ole politsei töö üldsegi või tehakse selline sisutühi kutse, et näiteks meil siin üks öö tuli teade, et naaber kaebas teise naabri peale ja palus, et politsei tuleks ütleks, et ta ei köhiks nii kõvasti. Et selliste asjade peale kutsutakse, et muidugi me ei reageeri sellele sündmusele, iga inimene võib oma kodus köhida,
et see, ma ei lähe ühelegi inimesele ütlema, et kuule, ära nüüd köhi või köhi vaiksemalt, et see on mõistusega tuleb neid asju hinnata, aga ma kujutan ette, et see inimene, kes kutsus seda politseid, või kindlasti maru vihane, et näed, tema on häiritud, politsei ei tule, keegi ei aita, et neid ikka on, et tihti paljud need naabrite vahelised tülid on see, kus me ei saa palju teha, sest üldjuhul tegemist on tsiviilvaidlustega, neid saab lahendada kohtu kaudu, et me ei saa seal midagi teha. Et asi ei olegi alati selles, et me ei tahaks midagi teha, aga lihtsalt meie käed on seaduse järgi seotud ja siis muidugi inimestel tekib see tunne, et me ei aita ja me ei tee, sest selliseid olukordi tegelikult on palju, et paratamatult Tallinnas on väga palju kortermaju ja väga palju erinevaid inimesi, kes alati võib-olla ei sobi kokku elama ja seal me ei saagi midagi teha, et see on osa tööst, mis jääb alati. Ja ma arvan, et see ongi see kontingent tegelikult, kes nii-öelda köhimise peale kutsub ja veel võib-olla mingite selliste veidruste peale ja siis need ongi need inimesed, kes nagu räägivad seda edasi ja sealt kujunebki siis see, et politsei ei tee midagi, väljakutsele ei tule, eks ju, kuigi tegelikult see ei ole prioriteet number 1, eks, et prioriteet number 1 on tõesti võib-olla mingi verine kaklus kuskil või millel on nagu tõsisemad tagajärjed, eks ju. Meil siin oli just mõni aeg tagasi selline olukord, kus oli palju sündmuseid korraga, patrullid olid hõivatud ja siis tekkis 2 kutset. Üks oli siis, algus oli samamoodi, et öörahu rikkumine olid mõlemad siis, ühes oli siis naine oli läinud endast välja ja teises siis üks paarsada meetrit eemal majas naine kutsus oma mehele politsei, sellepärast et ta soovis oma suhte lõpetada ja palus, et siis politsei lõpetaks tema poolt suhte ja viskaks selle mehe välja, siis mehe enda korterist. Ja hakkasime juba nagu sinnapoole minema, sest kutsetele ikkagi peab reageerima, liiga kaua ei tohi need nii-öelda õhus olla, aga siis see esimene kutse, kus siis naine oli hüsteerias, läks üle juba kakluseks, et see naine oli aranud seal pudeli, löönud selle roosiks, ehk siis see pudeli kael teravate äärtega jääb ja oli hakanud seal inimesi ründama. Et siis muidugi mind reageeriti sellega, aga kui me nüüd vaatame selles suhtes nagu mõistusega seda olukorda, kui nüüd see patrull oleks siiski jõudnud ennem sinna teisele kutsele, siis kui me juba kohal oleme, siis me ei saa lihtsalt minema joosta, et me peame ikkagi nagu sündmusega tegelema. Et kui ma pean tegelema olukorraga, kus 2 täiskasvanud inimest, eks ju, üks on ennast juua täis joonud ja palub, et politsei tuleks talle nüüd suhet lõpetama, et see ei ole okei asi, mille pärast politseid kutsuda. Et kui samal ajal kellegi teise elu on potentsiaalselt ohus, siis sa ei taha lihtsalt oma mehega olla, kuna ta ei luba sul juua, et sellised olukorrad on natuke nagu pahameelt tekitavad meile ja kuidas ma siis lähen sinna tegema ja siis ütlen teistele, et saagi ise hakkama, kaitske ennast selle hüsteerilise ründava naisterahva eest, et ma lähen lõpetan kellegi suhte ära, et selles suhtes natuke jabur, aga selliseid asju tuleb ja siis ongi see, et me peame valima, et mis on prioriteet, et võib-olla kui tõesti keegi maja ees joob õlut, jah, see on häiriv vaatepilt, mõistan täiesti, lapsed lähevad mööda, näevad, aga kui meil samal ajal näiteks on mingisugused agressiivsed inimesed või keegi on teadvuse kaotanud, siis muidugi me lähme nendele kutsetele ennem ja siis teised peavad ootama, et see on alati selline prioriteedi küsimus. Nii, täiesti arusaadav. Aga kuidas te lahendate näiteks selliseid olukordi võib-olla selliste vaenulike inimestega, kes politsei suhtes just on vaenulikud ja skeptilised, et kuidas neid olukordi lahendate näiteks koha peal, et enne tegelikult juba näite. See oleneb täiesti olukorrast, et on mõned inimesed, kes näiteks meil oli üks varas Ülemiste keskuses, kui me saime teate öelda, et on väga agressiivne inimene ja turvatöötajate poolt oli juba raudu pandud ja võtsime ka siis selle seisukoha, et arvatavasti meie peame ta siis üle rauastama ja ära toimetama sealt ja jõudsime sinna ja kuigi ta oli algus väga selles suhtes vaenulik, et ta ei taht meiega rääkida ja oli selline üleolev ja ülbe, siis mingi moment me ikkagi rääkisime temaga edasi täpselt nii, nagu me siin täna räägime, rahulikult, vabalt, et mis juhtus ja siis ta nagu rahunes maha ja kui ta lasi ligidale, võtsime rauad maha, seletasime ilusti ära, et kui tuleb uuesti probleemi, et siis peame uuesti panema ja siis ta üks hetk oli kurtnud, et need käerauad olid ta liiga tugevasti olnud, mis tema jaoks kindlasti oli probleem ja ma võtsin selle momendi, et ütlesin, et näita, et kas on tugevasti, et võib-olla on vaja esmaabi. Ja see moment, kui ta sai aru, et kõik ei ole tema vastu, ta rahunes maha, ei pidanud rohkem rauastama, ta oli täiesti koostöövaldis, ilusti rääkis, ütles sõna, tuli rahulikult kaasa, polnud nagu ühtegi märki mitte mingist agressiivsest inimesest, et võib-olla ta tõesti ennem oli, et sellepärast ta rauastati, aga et meiega oli normaalne, aga samas on ka inimesi, kes ei rahune maha ja siis ei olegi muud teha, kui
tulebki kasutada sundi ja vajadusel rauad peale samamoodi. Eks see psühholoogia lähenemine ikkagist aitab. No see aitab, aga selles suhtes, et eks ikka alati tuleb olla valmis nii-öelda selleks hullemaks ja loodad ikka, et läheb nagu paremini. Et see on nii olukorrapõhine tegelikkuses, et mis olukord on, mis inimesed seal on ja ka millised inimesed reageerivad sellele kutsele. Et seal ei ole niisugust õiget ja valet või kindlat viisi, et see mõnikord olukord täiesti teeb 180 kraadi ja on hoopis midagi muud kui see, mille otsas algselt sattusid. Lähme edasi rahvusvahelise koostöö juurde piirivalves, et kui oluline see on ja kas see praktikas ka toimib? Jaa, see on väga oluline. Tegelikult ma juba ennem korraga mainisin seda, et see informatsiooni vahetamine, et milliste juhtumitega näiteks siin naabrid või siis üldse mujal riikides tegeletakse või piirkonnas ka näiteks, et see juba on väga oluline. See ongi see, et miks see on oluline, on see, et võib-olla meie ei ole näiteks ära tundnud mõnda olukorda või mingisugust näiteks migrandid liiguvad mingit teed pidi või et kui naabrid või siis ka teised riigid seda informatsiooni omavahel vahetavad, siis ka meie saame paremini valmis olla. Et see on nagu see üks, mis loob võib-olla seda teadlikkust ja meil valmisolekut, aga teine osa on kindlasti ka see, et näiteks ka meil töötab lennujaamas teiste riikide piirivalvureid. Et see on siis selline üle-euroopaline võrgustik Frontex, et kus siis piirivalvurid saavad töötada teistes piiripunktides või siis ka rohelisel piiril, seal kus piiri valvatakse. Ja meil on samamoodi ja see on jällegi ka selline hea, ma arvan, et kui sa lähed teise kohta tööle, siis sa näed ka, kuidas need inimesed seal töötavad ja sa näed ka tegelikult neid juhtumeid, mis seal on ja kui sa lähed oma koju tagasi, siis sa tood selle teadmise endaga kaasa, räägid oma kolleegidele sellest ka edasi ja jällegi piir on turvalisem igal pool samamoodi. Ja nii ka meie ametnikud käivad tegelikult siis ka teistes lennujaamades või teistes piiripunktides neid kogemusi kogumas, tegelikult ka kontakte loomas, et kui näiteks töö juures siis tekibki mingi küsimus mingisuguse riigi kodanikuga, siis me saame nagu neid selliseid kontakte ka juba kohe kasutada ja kiiresti näiteks mingisuguse dokumendi kohta infot küsida või mingisuguse muu juhtumi kohta. Et nii et see on selline asi, ilma milleta tänapäeval ei kujutagi üldse elu ette. Et selline kogemuste vahetamine pidev ja võimaluste pakkumine tegelikult enda inimestele ka. Mis on kõige meeldejäävam kogemus, mis te olete saanud? Siis rahvusvahelises koostöös. Võib-olla sellist konkreetset ei tookski, aga see on võib-olla selline väga eluline asi on see, et tegelikkuses on rahvusvahelises koostöös nagu piiri mõistes ju ka kokku lepitud, kuidas informatsioon liigub. Et meil on need informatsioonivahetuskeskused igas riigis ja siis informatsioon liigub tavaliselt selle kaudu, aga tihtipeale sedasi küsides võib natuke kauem aega minna ja siis on hea, kui on mõnes nagu oma mingisugune kontakt olemas ja saad vähemalt selle esimese kiire vastuse kätte, et vahel on need juhtumid või asjad, mida lahendada nii, et sa lihtsalt pead mõtlema, et mis sa nüüd selle inimese teed, lased ta ära või on see siis nüüd päriselt mingi rikkumine selleks, inimest nüüd kinni hoida, et kusagilt riigist 2 päeva pärast võib-olla vastatakse sulle, siis et kas see nüüd on siis mõistlik või ei ole. Nii et ma arvan, et selliseid juhtumeid kas iga päev, aga võib-olla nädalas korra ikka on, kus me saame kiirelt info ja tänu sellele, et me oleme võib-olla varem siis juba käinud seal kohapeal või on need inimesed siin käinud meie juures ja me oleme nendega suhelnud, nii et väga hea vastus. Et siit tulebki meie see tunnuslause, et koostöös on turvalisus. Ehk siis konkreetne strateegia on siis täiesti olemas riikide vahel siis selline, mida te kasutate siis? Ja see on nüüd täiesti selles mõttes ka ju paika pandud, et kui me räägime sellest Frontexi formaadist, siis see on juba kokku lepitud riikide vahel ja mitte ainult siis siin Tallinna lennujaamas, aga ka meil Narvas ja samamoodi siis seal lõunapoolnurkades, et seal ka Frontexi ametnikud on meil kohal ja sealt ju tekivad ka need kontaktid ja ma arvan, et see selline väga mõnus formaat.
me oleme tegelikult hästi palju tänase podcasti puhul juba neid isikuomadusi puudutanud, mis need siis nii-öelda patrullpolitseiniku töös kõige olulisemad on. Aga Kelly, sul on väga huvitav endal see karjäär nii-öelda olnud, et kuidas ja mismoodi see muutus toimus, et äkki räägiks sellest ka sinna juurde, kui me nendest isikuomadustest räägime, et kellele see siis sobiks? No minu tee sai alguse üldsegi abipolitseinikuna, et mul oli alati teada, et ma soovin töötada politseis, aga ma ei teadnud, millises suunas, sest PPA-s on tegelikult meeletult palju karjäärivõimalusi, et ei ole ainult patrullpolitseinik või piirivalvur, et tegelikult see ampluaa on väga suur ja sealt nagu orienteeruda, et leida endale see õige, et siis mina kasutasin variante, et olla abipolitseinik, ehk siis tutvuda selle tööga, erinevate liinidega ja leida, mis on see minu õige koht, kus ma peaksin olema ja kas see töö üldse mulle sobib, et tihtilugu on see, et me võime tahta midagi, aga ei sobi, täpselt nagu iga inimene ei sobi kirurgiks või lasteaiaõpetajaks, et tahta võib, aga alati ei sobi. Et tegin 4 aastat siis seda tööd, et väga paljud mu tuttavad on ka politseis tööl, on eriettevalmistuse instruktoreid, on koertejuhte, piirkonnapolitseinikke ja ka patrullikaid. Et siis see kuidagi, oli nii loomulik keskkond ka juba algusest peale. Ja siis, kui tuli see karjääripööre võimalus, siis mõtlesin, et mis ma ikka enam ootan, et ilmselgelt ei saa ma sellest politseitöö pisikust lahti. Siis tuleb lihtsalt nagu täie rauaga sisse minna sinna süsteemi. Et kui keegi tunneb täpselt samamoodi, siis tegelikult on PPA teinud ka eraldi lehe, ehk siis karjäär.politsei.ee, kus on siis antud selline ülevaade, et mis karjäärivõimalused on ja kuidas siis, et kui ongi nüüd soov politseinikuks saada, et siis mis need nagu viisid on, et kuidas saada, kuhu kandideerida, millal ja mismoodi. Et on ka need töövarjupäevasi pakutakse, et kes võib-olla ei ole veel kindel, et kas ta soovib täitsa tööle minna ja õppima, kogu seda teekonda võtta, et lähebki näiteks töövarjuks, vaatab selle ära selle päeva, võib-olla tunneb, et ikkagi ei ole nagu minu ala ja samas võib-olla vastupidi mõtleb, et see on see koht, kus ma pean olema. Et igal ühel on natukene nagu erinev see viis, et ütleme, et kui patrullpolitseinikuks nüüd nagu mõelda, siis kindlasti on väga suur oluline osa selles, et tõesti peab olema suhtlemisoskust, peab olema seda eneseregulatsiooni, et ma ei lasku alati selle inimesega samale tasemele, eks ju, et ma ei lähe nende vaidlustega kaasa ja olla see neutraalne pool, eks ju, samamoodi mitte olla võib-olla kinni nendes, ütleme siis sellises nagu esmases pilgul, et keegi ütleb, et näed, meil on tegemist sellise isikuga, et ma ei lähtu sellest, vaid ma ikkagi lähtun sellest, mida mina ise näen. Et see on väga oluline, et kui veel lisaks nagu hästi inimtüüpe tunned, siis see tuleb ainult kasuks. Aga kindlasti füüsiline vorm võiks olla natukene üle keskmise, selles suhtes, et meie töö ikkagi on füüsiline, et me küll iga päev hommikust õhtuni ei jookse ja aja kõiki taga, aga samas, kui see olukord tuleb, siis peab olema suuteline jooksma, et ütleme, kui mina panen täisvarustuse peale, siis mul on keskeltläbi 15 kilo küljes, et sellega võiks ikka vähemalt paarsada meetrit suuta ära joosta niimoodi, et pilt ei lähe eest ära. 15 kilo lisaks seljas. Ja, et kuna meil on ballistilised plaadid, erivahendid, relvad, jaamad, ütleme kõik see asi kokku, et siis iga asi annab natukene niimoodi kaalu, aga et seda saab natukene vaadata, et kes kuidas endal paigutab. Aga selles suhtes võiks ikka olla siuke tavapärane arv, midagi hullu ei ole, et selles suhtes ei pea olema maratoni spetsialist, et lihtsalt siuke normaalne keskmine vorm, et saaks endaga hakkama, aga see tuleb igal eluvaldkonnal kasuks, et terves kehas on terve vaim. Ja just. Sa mainisid tegelikult alguses seda, et sa alustasid abipolitseinikust, et mis ametikoht see selline põnev on, et kas seda saab nagu igaüks minna taotleda või kuidas see pool nagu käib? Seal on siis sellised nõuded, et isik ei tohi olla kriminaalkorras karistatud. Eesti keel peaks olema siis kas emakeel või siis, kui ma eksis, see oli B2 tasemel peaks olema vähemalt. Ja kui on mingisugune siis, kas siis näiteks kaitseväe taust või siseturvalisuse koha pealt mingisugune taust, et see annab palju juurde. Et näiteks need, kes on kaitseväes käinud, neil on nagu väga lihtne. Et tehakse siis taustakontroll, tehakse vestlus, siis on füüsilised katsed ja siis läbitakse koolitus, kus siis antakse
sellised baasteadmised turvataktika kohta, erivahendite kasutamise kohta ja siis selline üldine ülevaade politseitööst, et mis seal patrullis on. Aga abipolitseinik kindlasti ei ole ainult nüüd patrullis, et abipolitseinik ongi siis nii nagu nimi ütleb, abipolitseinik. Nad aitavad meid, et päris tugevalt on nende abi tunda, aitavad nad uurijaid, kriminaliste, aitavad patrulli, piirkonnapolitseinikke, teevad samamoodi kogukonnas ülesastumisi, puhumisreididel on nendest ka väga palju abi, et see on niisugune võimalus, et kes võib-olla nagu tahaks politseitööd teha, aga võib-olla ei taha seda iga päev alaliselt teha, et siis miks mitte vaadata ja saada selline põnev, ma ei tahaks öelda hobi, sellepärast, et ma arvan, iga inimene, kes üldse politseisse tuleb, kas abipolitseiniks või tööle, siis see on veits nagu elustiil, sest sa ei lülita seda välja, kui sa lähed töölt koju või kuskil, et see on ikkagi kuskil kogu aeg kuklas, et siis ma ei taha seda nagu hobiks nimetada, aga ütleme siis see uus selline kutsumus, mida teha, et ta on kindlasti väga arendav inimesena, et silmaringi arendab ja võib-olla aitab näha maailma natukene teistmoodi kui sellise tavapärase pilgu läbi. Ja ehk siis hea soovitus oleks võib-olla tõesti alustada need inimesed, kes on nagu mõelnud, kes täna meid siin kuulavad, vaatavad, kes on mõelnud võib-olla nii-öelda politseisse tööle minna, aga täpselt ei tea, et siis sinu soovitus oleks võib-olla alustada sellest abipolitseiniku ametikohast ja siis sealt juba edasi liikuda ja vaadata siis, et milline suund on see kõige selline südamelähedasem siis. No täpselt, sest töövarju puhul me räägime sellest, et inimene tuleb 9 päevaks, aga ta ei saa paratamatult kõike näha ja kõike teha, eks ju, sellepärast, et meil on ikkagi andmekaitse, meil on kindlad turvareeglid, mida me peame järgima ja me ei saa kõike lihtsalt kõigile näidata. Aga abipolitseinikuna, kui sa läbid kõik, ütleme siis need kandideerimise osad edukalt, siis sul on natukene rohkem ligipääsu siis andmetele ja siis sul on võimalik näha seda tööd natukene põhjalikumalt, et sellega ütleme niimoodi, tihti nagu 1 päevaga ka ei saa sellist ülevaadet, et ma nüüd saan niisuguse 100% vastuse, et tahan või ei taha, et vahest ongi see, et esimene päev on ülgelt kihvt, käin 2-3 korda veel ja vaatan, et tegelikult ei ole minu jaoks või vastupidi, et pigem tõesti, et kellel vähegi on mingisugune, ütleme, niisugune sügelus sees politsei vastu, siis kindlasti abipolitseinikuks, et ka piiri peal nad käivad, on suureks abiks. Et valikuid on palju, et siis saabki vaadata täpselt nii, nagu mina tegin, et kas liiklus, koertegrupp, piiri, patrulli, piirkonda, kuhu iganes, et saab selle parema pildi ette ja võib-olla leida oma südamesoovi üles. Ja Raavo, ma küsisin kohe sinu käest, milliseid soovitusi annaksid sina võib-olla piirivalve osas, et need inimesed, kes kaaluvad just nagu piirivalve poole peale tulemist, tööl asumist või õppimist selles valdkonnas? Tegelikult siin eespool juba kõik öeldi ära. Äkki on midagi veel lisada? Ma ise olen olnud ka lisaks. Sisekaitseakadeemias ise olen olnud ka seal nendes vastuvõtu nii-öelda siis komisjonides. Ja mida ma olen näinud, et just need inimesed, kes on varem olnud abipolitseinikud, et neil ikkagi on võib-olla see ootus selle tulevase töö osas ikkagi oluliselt realistlikum, et tihti need, kes siis võib-olla tulevad otse koolipingist, mis ei ole ka tegelikult halb, et ei ütle kindlasti, et ärge tulge. Tulge ikka. Muidugi tulge, kui on huvi, aga lihtsalt see, et sa ikkagi näed ära, sest vahel päris paljudel inimestel võib olla natukene selline idealistlik selline ettekujutus sellest tööst, mis siis ees ootab. Ootused kõrgemad. Ja selles mõttes see töövarjupäev ikkagi, kuigi see on see 1 päev ja mõned tunnid, et sellest on kindlasti kasu ja teine kindlasti see, et sa saad päris palju saad tegelikult tänapäeval veebist juba uurida selle organisatsiooni kohtagi, et kui sa ikkagi tuled, et siis võiks midagi teada. Jaa, et sa võiks juba midagi teada, kuidas need asjad seal töötavad, toimivad, millised need tööliinid on ja võib-olla siis, kui mingisugune kindel asi huvitab, siis saab juba, tänapäeval me oleme nii avatud, et ühendust keegi võtab ja töövarjupäevale tulla tahab, siis väga tore, võtame vastu ja näitame. Aga piirivalvur nagu politseinik, täna ka väljaõpe on ju akadeemias tegelikult kõigile üks ja see sama, kui me räägime sellest tavalisest kutseõppest. Et see on kõigile sama ja siis inimesel lihtsalt on võimalik valida, kummas tööliinis ta tööd alustab. Et kõrgharidusõppes on väiksed erinevused, et saab spetsialiseeruda ja näiteks võttagi omale sellise
seal vist on kriminaalpolitsei, patrullpolitsei ja piirivalve suund, et nii et ootame kõiki. Väga põnev. Jaa, aga küsin korra ikkagi, mind pani nagu mõtlema see karjääripööre, et see oli nagu päris huvitav selline projekt teil, et see karjääripööre siis tähendabki seda, et inimene võib ükskõik kus varem töötanud olla ja ta tuleb siis nii-öelda teie juurde ja saab siis öelda väljaõppe, eks ju? Põhimõtteliselt küll. Eks need, ütleme, kriteeriumid on sedapidi samad nagu abipolitseinikul, et ikkagi see, ütleme, mingi siuke riiklik taust võiks olla taga. Et minul aitaski see, et ma olin abipolitseinik olnud, et mul juba see nagu sees süsteemis töötamise kogemus oli olemas. Aga karjääripööre oli siis mõnda aega selline kampaania, mida siis PPA kasutas, et anda võimalus inimestele omandada see haridus ja see töö, kes võib-olla mingil põhjusel ei saanud näiteks päevaõppes käia. Et siis see oli niisugune väga tänuväärt variant, et mina isiklikult oli ka natukene laste taga see, et kas ja millal ma saan minna ja siis, kui tuli see karjääripööramise variant, siis ma mõtlesin, et see on nagu ideaalne. Aga kutseõppe tõesti selles suhtes ta on huvitav. Kindlasti leiab paari uusi tuttavaid, toredaid. Ja õpe on meil selles suhtes nii-öelda integreeritud nii see piiriosa kui patrulliosa, et ma ise olen ka veel kutseõppes, aga siis töötan nii-öelda kooli kõrvalt, õigemini käin koolis töö kõrvalt. Et põhiõpe on sama, mis selles suhtes ma leian, et isegi on hea, sest ka meie patrullis tegelikult puutume, ütleme, niisuguste piiriküsimustega kokku, välisriikide dokumentidega, samamoodi meie kontrollime ka, et kas sellel isikul on üldse õigust olla siin, sest kahjuks ei tule kõik ainult lennujaamast, et saaks nii-öelda pudeli kaela teha ja kõik üle kontrollida, et tuleb ka mujalt ja paratamatult alati keegi kuskilt vahelt pääseb läbi. Nii et ka meie peame teadma neid asju, neid viibimisaluseid, töötame ka väga tugevalt koos selles suhtes piiripunktidega, et kui jääme info kätte, siis nad alati hea meelega aitavad, aga samamoodi ka piirivalve reageerib väljakutsetele, et kui me oleme näiteks hõivatud või ressurss on piiratud, siis nemad tulevad ja aitavad meid samamoodi, et siis neil on ka oluline teada seda nii-öelda patrullpolitseiniku tööd, et selles suhtes ütleme, et see, et ma töötan patrullis ei tähenda, et mul kunagi ei puutu piiriasjadega kokku ja peaks endast teadma, ja samamoodi piiriomad puutuvad meie tööga kokku, et siis ongi, meid on nagu koos rohkem, et igaüks ajab oma asjaga, kui vaja, siis seljad kokku ja kohe on meid rohkem. Arengusuundi on ka kindlasti hästi palju juurde tulemas, et hästi popsin, mis me siin ikka iga kord läbime, AI on ja, aga üldse, millised on need suured muutused võib-olla, mida me võiksime siis näha patrullpolitseiniku ametis järgneva 5-10 aasta jooksul? Ohohoo. Kaarte vaja panema hakata. Siin on vaja hakata kaarte panema, sest ega see on ka selline töö, mis tegelikkuses on ajas väga palju muutunud oma olemuselt, oma töötaktikalt ja ta kindlasti muutub ka edaspidi, et sellist kindlat asja ma ei oskagi niimoodi välja tuua, et eks ideid on palju, et ka meie talituse juht ja oskonnajuht väga kaasab siis, ütleme siis, meie kui patrulltöötajate arvamust, et kuidas arendada, mida arendada, et kindlasti on muutuseid tulemas, aga mis täpselt ja millal see, ma ei oska öelda. Ma ise tahaks loota, et me jõuame natukene rohkem selle e-riigi standardile, et meil on praegu minu jaoks selline natuke naljakas nüanss, et me oleme e-riik, aga samas, kui ma lähen kedagi vormistama, siis ma tulen niisuguse pataka paberitega, mille täitmine tegelikult võtab suure osa ajast, et ongi, et ma võib-olla seal väljakutsel koha peal viibin pool tundi kuni tund aega, aga pärast 3-4 tundi teen lihtsalt paberitööd, mis tegelikkuses tähendab, et siis see üks patrull, kes nüüd sellega tegeleb, ei saa 3-4 tundi kuskil väljas millegile reageerida. Et mina loodaks, et seal kohas tuleks mingi muutus, et kas ja kuidas, ma ei oska öelda, aga oleks hea, kui saaks kuidagi seda nagu paremaks või sujuvamaks, saaks rohkem väljas olla ja tööd teha. Just. Kuidas võib-olla tulevikus just piirivalvelt need geopoliitilised muutused ja kliimamuutused ja see AI ja kõik võiks nagu mõjutada nii-öelda?
jah, sama vastus peaaegu, et kui ainult tehakse ette, siis vist oleks mida oodata. Peab ikka hakkama kaarte panema. Aga tegelikult eks see on kõik, mis seal meie ümber toimub, mõjutab väga palju meie tööd, midagi teha ei ole, et kas siis on seal mingisugused piirid kusagil kinni, näiteks praegu Soomest on ju, siis Venemaa poole liikuda ei saa, et paratamatult mõjutab see meid ka, sest need inimesed ju, osad, kes siis soovivad Venemaa vahet liiguvad läbi meie, on ju, see on selline väga praktiline asi. Aga mis võib-olla tulevikus veel muutumas on, kindlasti on see, et piirikontrolli valdkonnas, et selline lihtsam töö samamoodi automatiseeritakse. Seda väikselt ja vaikselt ju on toimumas, et igal pool on näha, et on need automaatsed piirikontrollisüsteemid ja ma arvan, et selline 5 kuni 10 aasta vaade võiks olla see, et see tavaline inimene, kellel on kõik hästi ja korras, ületab piiri just siis näiteks piiripunktidest selliselt, et ta võib-olla ei pane seda tähelegi. Et mõnedes sellistes osades riikides on ka juba selliseid süsteeme, aga seal on võib-olla jälle teised probleemid ja mured, mis on seotud igasuguse andmekaitsega. Ideaalset lahendust ei ole üheski valdkonnas. Meil praegu võib-olla nende asjadega taga natukene need seisavad ka, aga põhimõtteliselt siis käigu pealt kontrollitakse ära näotuvastused või on mingid muud süsteemid ja roheline uks avaneb ja võid minna. Ja mis jälle omakorda tähendab seda, et meie piirivalvuritel on aega tegeleda nendega, kellel ka päriselt mingisugused probleemid on. Ehk siis me saame tähtsate ja päris asjadega tegeleda. Et arenguid seal vallas on tegelikult päris kuupäevaliselt ette näha juba, nii et me loodame. Jääme põnevusega ootama. Kelly, sa tegelikult juba enda karjääripööre ja taustast rääkisid, sa need abipolitseinikust nüüd siis patrulli peale, aga mis sul enda töös kõige rohkem meeldib? Ma tean, et hästi populaarne vastus on see, mida kõik ootavad, on see, et siseturvalisuse tagamine. Aga see on siuke populaarne, mida nii-öelda ei saa valesti öelda, kui nii ütled. Aga minu jaoks pigem on see, et mulle meeldib see, et ma saan inimesi aidata. See, kui sa päeva lõpus lähed koju ja sa tead, et sa tegid midagi, isegi kui see on väike asi, mis mõjutas kellegi elu positiivset, siis see on siuke tunne, mis ma arvan, et ükski muu asi ei nagu ületa seda, et lihtsalt see, et ma saan päriselt midagi ära teha, mis aitab. Et see on minu jaoks nagu see põhjus, miks ma teen seda tööd ja miks ma väga ootan oma tööpäevi, et tihtilugu ma ei taha töölt ära minna, mitte sellepärast, et ma ei tahaks koju minna, eks ju, ikka tahaks lapsi näha ja kõike seda, aga lihtsalt võin öelda, et mulle nii meeldib oma tööd, ma kahju töölt ära minna ja ma täitsa ootan, nagu, kui tööpäev tuleb, sest ma saan teha seda tööd, mida ma isegi ei ütleks, et see töö on minu jaoks, see ongi nagu elustiil, ma lähen, ma panustan, ma teen midagi olulist ja see jätab mingisuguse märgi, et ma mingi aeg mõtlesin, et võib-olla vaataks seda uurija tööd, mis ka kindlasti nagu huvitav töö mõnele inimesele väga sobib, mina lihtsalt ei ole siuke kontori inimene, et paigal olla. Vaata, kui uurija töö on vahest see, et see kestab ühe juhtumi lahendamine, seal võib minna paar kuud, seal võib ka pikemalt minna. Siis on nagu see, et ütleme, et see muutus ei tule sinuni kohe. Et ta tuleb kindlasti mingi aja pärast ja sa tajud, et sa midagi ära teinud, aga ta ei ole nii vahetu. Aga kui ma olen esmareageerija, siis see on vahetu. Kui ma tõttan kuskil olukorda, ma ei tea, kedagi on vaja päästa, annad esmaabi või tõesti olegi kas või see psühholoog seal kõrval. Et see on nii vahetu ja see on nii päris. Et seda ma ei tea, ma ei ole mitte kuskil mujal seda kohal. Ma küll ei ole kunagi arstina töötan ja selles valdkonnas ei oska kaasa rääkida. Ma usun, et neil on ka. Aga see on siukene vägev tunne lihtsalt, et sa teed midagi päriselt ära ja sa näed seda. Et see on vägev, see ei ole siukest nagu konnatiigi tunnet, vaid kuidagi uhke tunne. Silm särab. Mulle nii meeldib oma töö, ausalt, mulle nii meeldib oma töö. Seda vahetut emotsiooni siin ka meie podcasti kuulajatel edasi on, see on imeline. No, ma olen õiges kohas, ma ütlen ausalt, ma armastan oma tööd. Ja ma tahtsin just öelda, et me tegelikult Kätliniga tegeleme ju päevast päevaga inimeste värbamisega erinevates organisatsioonidesse, et siis tegelikult sellised inimesed nagu sina kohtab ikka üliharva, see on nagu 5 üks inimene, eks ju, kes ütleb nagu nii silm särades, et see on see töö, mida ma tahan teha, et tegelikult peaks kõik inimesed leidma selle õige töö, mida samamoodi
rääkida nagu sina sama rõõmsalt, eks, et see on see ideaalne kooslus. hobi ja töö ja kõik nagu kutsumus koos, eks ju, et ja just, ma ütlengi, et see on mõnes mõttes minu jaoks ongi nagu elustiil, et ma lähen töölt ära, aga see ei tähenda, et ma ei ole ametnik, et ikka kuidagi jälgid ja vaatad ja mõtled ja kõik see käib ikkagi kaasas ja ma ei tea, sõidad tänaval ringi ja ütleme, kui juhtub mingisugune intsident, siis mul ei ole seal mõttepaus, et kas ma jään nüüd seisma ja lähen appi, vaid nagu lihtsalt kohe, et kus ma jään seisma ja lähen. Et see on nii vägev, kui sa saad teha seda päriselt igapäevatööna, mida sa võib-olla tahaksid teha, et see on nii vägev tunne, et mina küll soovitan kõigile nagu, pluss on üliägedad kolleegid, kes on nagu läbi tule ja vee tegelikult sinu jaoks olema, et sõna otseses mõttes sul on kolleegid, kes on nõus sinu eest kuuli saama, sõna otseses mõttes. Et selles suhtes nagu see on nii vägev, et see kokkuhoid ja see meeskond, et kui ma lähen välja, ma lähen tööle, siis ma ei ole kunagi üksinda, sest kuigi füüsiliselt võib-olla on koha peal mina ja mu paariline, siis tegelikkuses meil on terve politseipere. Et kui midagi on, siis tuleks igalt poolt tuleks appi, et see ei ole kunagi üksinda, et sul on nagu meeletud tugivõrgustik, et see on, ma ei tea, kus veel saaks nagu nii vägevat tööd. Pere üks meeskond ühise eesmärgi nimel nagu selles suhtes, sa ütlesid ka nii hästi, et sa lähed rõõmuga tööle, et see kõlas ka nagu suurepäraselt minu arust. Nagu meiegi. Just, jaa. Ka õiges kohas. Jaa, täpselt, jah. Aga Raavo, ma küsiksin sinu käest, et mis oleks selline avalikkusele sinu poolt võib-olla sõnum piirivalve osas, et mis see oleks siis see sõnum, et? Siis selles osas, et miks piirivalvuriks tulla õppima või siia tööle. Et ma arvan, et see on ka see, et meil on ägedad inimesed. Teile just ka rääkisin ühe kolleegiga, kes on töötanud piirivalves juba 30 ja rohkem aastat. Ja selle jutu jätkuks just, mis oli ennem, et tema ütles samamoodi, et see töö, et seda ei pea mitte peaga tegema, vaid südamega. Et kui sellised kolleegid on ikkagi sinu kõrval, et siis on nagu hea olla ja meil on olemas need. Nii et ma arvan, et see on üks selline väga hea asi. Ja teine asi kindlasti see huvitav töö. Mis ma ennem tõin nagu selle just kui miinuspoolena välja ka, et ei ole kunagi päeva, et sa lähed kindlalt ja lähed seda sisse tallatud rada ja midagi ei juhtu, mida ennem pole juhtunud, et seda ei maksa oodata. Kui sa valmis tegema erinevaid asju ja sellist muutuste ja uuendustega samamoodi kaasas käima, siis see on see koht, kuhu tulla. Öeldakse ju tegelikult, et meie töökoht on meie teine kodu ja see peaks ka olema see, kuhu me tahaksime igapäevaselt minna ja ka päriselt nende hinge ja südamega teha. Aitäh nii armsa ja kena vastusest. Armsa ja kena, selle tõike või välja palun. Lõppkokkuvõttes me võime siis öelda, et paljud inimesed on siis oodatud täna politsei- ja piirivalvetesse tööle, et alustada võikski võib-olla siis kas abipolitseinikuna või siis kasutada tõesti karjääripöörde võimalust. Või töövarjupäeva. Või töövarjupäeva, eks ju, et aitäh teile tõesti täna külla tulemast. Oli väga põnev ja sisukas vestlus ja ma usun, et siis taas kohtumisteni jälle. Suur tänu teile tulemast. Väga palju. Aitäh teile veel. Aitäh teile, kallid vaatajad ja järgmiste taskuhäälinguteni.